Tere kõigile digiturunduse mõttekoja kuulajatele. See osa on natukene erinev sellest, mis me muidu oleme teinud. Nimelt on see salvestus siis Facebooki laivis, kus ma käisin Smiley meiliturundustarkvara arendajate kontoris rääkimas siis LinkedIni newsletterist. Hoiatan ette ära, et selle video puhul on siis helikvaliteet natuke halvem kui muidu ja samamoodi ka pildi kvaliteet, et kahjuks tekkisid seal sellised tehnilised probleemid, aga see selleks lõppkokkuvõttes sisu on see, mis määrab. Ja rääkisime seal LinkedIni newsletterist, rääkisime üldiselt LinkedInist, LinkedIni sisuloomest ja LinkedIni turundusest. Nii et kui sind huvitab LinkedIniga seonduv materjal, siis kindlasti see podcast võib sulle väga palju huvi pakkuda ja materjali juurde anda. Nii et peace, järgmise korrani ja siis juba õiges formaadis. Funktsionaalsuselt sõnumi edasikandmiseks on ta sama nagu tavaline uudiskiri, mis teil siin Smileys igapäevaselt kasutusel on ja mida te arendate. Aga LinkedInis on siis võimalus seda uudiskirja saata kanalisiseselt, ehk siis sa saad sotsiaalmeedia kanalisse selle üles postitada ja seal on siis see distributsioon suurem, ehk siis see jõuab suurema hulga inimeste, nagu muidu võib-olla alustades uudiskirjaga, siis seal üldse ei ole sul jälgijaid, aga seal LinkedInis sa saad kohe oma jälgijatele siis selle uudiskirja edastada ja sealt siis nemad enda uudiskirja listi siis tõmmata. Okei. Aga ma võiks ju tegelikult teha täiesti tavalise LinkedIni postitusega, et mis vahe seal on selles mõttes, et kui mina vaatan näiteks enda profiili peal, ütleme mingi statistika poolt, siis kui mul on mingi hea postitus, siis ma arvan, et võib-olla postitusel on isegi nagu suurem katvus kui tegelikult sellel nagu uudiskirjal. Et miks ma peaksin siis nagu mõtlema seda, et mis ma üldse nagu hakkan mässama selles mõttes, et ma pean jälle mingisuguse uue loogika välja mõtlema, enda jaoks mingi uue strateegia paika panema, et kui mul on LinkedIni postituste loogika paigas, ma teen näiteks, ma ei tea, teisipäev, kolmapäev, neljapäev postitusi rahulikult, et aga lasen siis nende postitustega edasi. See on ka variant, aga nagu sa tähele oled ka pannud, siis LinkedIni postitustel on seal tähemärgi piirang ees, ehk siis sa ei saa pikemaid postitusi teha. Ja seal selle uudiskirja puhul siis sa saad pikemad uudiskirja teha, saad rohkem sisu sinna panna. Nüüd erinevus muidugi on see, et postituse puhul sa lihtsalt kuvadki enda postitust siis seal uudisvoos. See tuleb seal esile, aga selle kohta näiteks kasutajatele või sinu jälgijatele ju notification'it ei tule, et näed, Tanel nüüd pani uudiskirja ülesse või tähendab postituse ülesse, mine vaata. Uudiskirja puhul nagu see notification tuleb juurde. Teine asi on see, et see uudiskiri saadetakse inimestele meilile. Ehk meili aadress, millega nad LinkedIni ennast registreerunud on, siis sellele aadressile saadetakse ka see uudiskiri. Ja kolmas point on see, et lõppkokkuvõttes sul on võimalik see uudiskiri lisada enda profiilile ka. Ehk ma ei tea, oled juba 20 uudiskirja ära kirjutanud, siis sul on link seal profiilil, inimesed saavad sellele klikkida ja saavad nendele 20 artiklile kohe nagu ligi. Ja samamoodi see aitab siis kasvatada seda uudiskirja listi pikemas perspektiivis ka. Aga lihtsalt seal see probleem ongi selles, et nii nagu näiteks Facebooki puhul, et sul on oma jälgijaskond, sul ma ei tea, tõmmatakse reach alla seal mingi algoritmi muutus jälle, siis inimesed ei näe seda, et LinkedIni puhul täna seda veel ei ole. Uudiskiri saab väga palju nagu ulatust, nähtavust, aga juhul kui nüüd LinkedIn otsustab, et nüüd on algoritmis muutus, me enam seda LinkedIni uudiskirja ei pushi, siis ka tegelikult sinu nagu ulatus langeb selle võrra. Okei, aga selle võtme selle, et siis postkasti ikkagi tuleb. Postkasti ikkagi tuleb jah, aga mis ma ise nagu näen üleüldiselt meie enda uudiskirja puhul ka on see, et me teeme selle top of funneli postituse seal LinkedInis, proovime seda teadlikkust tõsta meie enda kohta ja samamoodi ka anda seda üleüldist informatsiooni digiturunduse kohta ja siis inimesed saavad liituda selle LinkedIni uudiskirja kaudu meie päris uudiskirjaga. Ehk siis me tõmbame sealt selle üldise teadlikkuse poole pealt inimesed enda uudiskirja funnelisse lõpuks ikkagi. Et tuleb lihtsalt leida enda jaoks õige punkt, see strateegiline punkt selle uudiskirja kasvatamiseks. Vivika, sul ka mõni põnev küsimus? Jaa, mitu uudiskirja sa ise jälgid või jälgijaks või märkinud selle LinkedInis? Suurusjärgus 5. Nii vähe? Jaa. Ma tean 500. Ma mõtlesin ka. see lihtsalt see väärtus täna veel ei ole võib-olla seal kohas, kus ma näen, et ma tahaksin nüüd
kes siis fotograafia kohta räägib. Ja siis on paar sellist, kes on välismaalt siis tegutsevad. Ja muidugi Peep Laja, tema uudiskirja jälgin ka sealt. Muidugi ta enam ei postita nii aktiivselt kui varem, aga ikkagi on listis olemas. Okay. Et aga kui vaadata seda, kui populaarne see on või kui aktiivselt seda kasutatakse, siis nagu me ennem rääkisime ka siin, eks ole, et siis tegelikult ikkagi inimesed üha rohkem proovivad seda kasutusele võtta. Nad näevad, et see reach on hea, et sealt tuleb nende jälgijaskond taha ja seda jälgijaskonda on võimalik siis hiljem nagu ära kasutada selles võtmes, et kui sa postituse üles paned või uudiskirja üles paned, siis tegelikult saadetakse see meili jälle välja, tuletad ennast nagu mitmes erinevas kanalis meelde, et sa ei ole ainult seal uudishoos ühe koha peal näha. Kui sa neid kirju saad sinna postkasti, kas need kirjad lähevad, need LinkedIn kirjad lähevad pigem sinna main tab'i või lähevad promotions tab'i? Mina olen nüüd, kasutan töömeilina Outlooki, siis ma olen sikutanud ka sinna inbox'i enda sisse. Tean, osadel inimestel läheb ka sinna spammi. Jah, et see oleneb sellest meiliprogrammist ja kuidas nad on nagu seadistanud endal need meiliprogrammid. Sest LinkedIni puhul, ma ei tea, räägid mõne professionaaliga, eks ole, kes igapäevaselt võib-olla LinkedIni sisu loomiks ei kasuta, siis öeldakse tavaliselt, et see on lihtsalt spämm, et mulle saadetakse kogu aeg neid kontaktikutseid, saadetakse kogu aeg seal neid sõnumeid ja siis nad lihtsalt ongi selle spämmi nagu ära pannud ja nüüd, kui LinkedIni kaudu sul hakatakse seda uudiskirja saatma, siis ta läheb sinna spämmi. Okay. Et see võib olla nagu see juhtum. Aga mis ma teha soovitan sellisel juhul on muidugi see, et LinkedIni settingutes saab selle ära muuta, et sulle neid spämmkirju nii-öelda rohkem ei tule. Kõik võimalike notificationid, mis nagu iga asi nagu tuleb, siis kohe ei saadaks sulle. Selline küsimus, et kes siis nagu neid LinkedIni uudiskirju tegema peaks? Kas sa peaksid seda pigem tegema ettevõtte alt või sa peaksid seda tegema nagu enda isikliku profiili alt või teha ka seda nagu mõlema? Ma arvan, et mõlemalt on mõistlik, kui sul on vaja enda ettevõtte alt ka seda uudiskirja välja saada, sul on mingi selline unikaalne vaatepunkt, mis sa tahaksid esile tuua, seda ettevõtte narratiivi kuidagi rohkem tutvustada, siis tegelikult see on hea koht, kus seda teha. Okay. Ja isikliku poole pealt jällegi, kui sul on mida öelda, on mida esile tuua, siis seal tasub samamoodi seda teha. Ma täna ütleks, et seda LinkedIni uudiskirja peaks tegema need, kellel on selline unikaalne väärtuspunkt või väärtus või selline vaatepunkt siis olemas, mida nagu esitleda. Ja miks seda täna tegema peaks on see, et nagu ma siin mainisin ka juba, et üha aktiivsemalt tehakse seda newsletterit, mida aeg edasi, seda rohkem sellega tegelema hakatakse. Et Eestis tuli see newsletteriga tegelikult aasta aega tagasi, see funktsionaalsus välja ja siis ei kasutatud seda veel, meie olime siin ühed esimesed, kes hakkasid tegema ja mõned tulid siis veel juurde aja jooksul ja nüüd, kus siis on neid uudiskirju nagu omajagu välja saadetud, siis nähakse, et sellel on nagu pointi ja seda tahetakse teha. Üldjoones ikkagi, et kui sa tahad seda tähelepanu täna LinkedInis saada, seda ärimentaliteeti tabada seal sellel platvormil, sest see newsletter on hea koht, et ta annab selle lisaformaadi võimaluse ka sul, et ei ole ainult postitus, vaid saab ka pikemaid ja huvitavamaid selliseid sisujuppe siis või sisutükke luua. Okay. No kui mul ei ole veel ettevõtted LinkedIni kontot, kas ma selle uudiskirja pärast peaks seda tegema? Jaa, ma arvan küll, et just selle poole pealt, et mis me ei maininud ka siin selle, et miks seda uudiskirja teha, tegelikult on ju see, et see kasvu faas LinkedInis on oluliselt kiirem kui tavalise selle uudiskirja kasvatamisel. See barjäär selle loomiseks on oluliselt madalam kui tavalise uudiskirja puhul, et sul ei ole vaja teha eraldi seda maandumislehte ja sul ei ole vaja teha eraldi näiteks seda programmi selle platvormi tundma õppida, et sa oled lihtsalt 3 klikiga praktiliselt lülitad creator mode'i sisse, lähed oma profiilile siis artiklit kirjutama ja artikli alt saad siis luua selle newsletteri ja 3 klikki ja sul on uudiskiri välja saadetud. Ja see saadetakse välja siis sinu olemasolevale kontaktibaasile, mis tähendab seda, et kui sul on 1000 inimest seal kontaktibaasis olemas, siis need 1000 inimest saavad ka selle kohta teavituse. Ja siis hakatakse selle uudiskirjaga liituma. Et see barjäär sisenemiseks on nagu väiksem ja kui sa täna tahad lihtsalt katsetada, proovida, siis ma arvan, et LinkedIni pool on nagu mõistlik. Aga jällegi tuleb mõelda natuke strateegiliselt ka, et siis suunataks sealt LinkedInist edasi sinna oma enda uudiskirja, et sul oleks see list, oleks enda hallatav ja oleks nagu LinkedIni enda käes. Ehk siis nüüd peaks uudiskirja sisse panema selle, et tule liituma päris uudiskirjaga ka või nagu mitte LinkedIni uudiskirjaga, vaid outside
LinkedIn. Just. Mängu uudiskirjast tule nüüd päris uudiskirja. Jah, mida sa niimoodi öelda, see kõlas veidelt. No selles mõttes see tegelikult on täiesti tõene, et see ei ole lihtsalt mängu uudiskirja, aga ta on lihtsalt selline sisseviskaja. Ja selle sisseviskaja sa kasutad ära siis selleks, et inimesed enda reaalsesse uudiskirja listi tuua. Ehk siis tegelikult üks ei asenda teist ikkagist, et pigem üks täiendab teist. Just, ma ütleks, et täna on LinkedIni newsletter pigem selline kasvuhäkk siis tavalisele uudiskirjale. Muidu tehakse, ma ei tea, siin eraldi tasulise reklaami uudiskirjaga liitumiseks ja nii edasi, siis täna kasutatakse seda LinkedIni newsletterit orgaaniliselt meediasse kasutamiseks. Ja see ilmselt on siis odavam variant, kui teha mingi Facebooki reklaami, eks ole? Kas just odavam, aga kiirelt nii-öelda skaleeritav või sa saad kiiremini jõuda selle õige. Ma ei ole kunagi tähele pannud seda, et kas sa LinkedIni uudiskirju vist ei saa boostida. Neid boostida ei saa, jah. Okei, minu kui selle inimese, kes nagu kogu aeg klassikalisi uudiskirju teeb, siis kui palju sa seda uudiskirja üles ehitades peaksid nagu mõtlema selle peale, et kui sa teed klassikalist nagu meilile saadetavat uudiskirja, et ma ei tea, pealkiri ei tohiks olla pikem kui mingi 30 tähemärki ja piltide ja teksti osakaal peaks olema 50-50 ja ära pane sinna 1000 call to action nagu nuppu sisse, et kas seda peab seal ka jälgima samamoodi nagu kogu aeg, et ma tean, vot seal on mingisugused konkreetsed reeglid, mingisuguste asjade kohta, siis see jõuab kas paremini kohale, inimesed nagu loevad seda rohkem või see on ikkagi täiesti nagu teine loogika, et võtad kätte ja tegelikult teed mingisuguse 2 kilomeetri pikkuse nagu uudiskirja, et pane nagu kõik nagu artiklid sinna tervet, ei tee seda, et sul on juppe ja siis loe edasi, või et paned oma ühe artikli, sinna teise artikli ja kolmanda ja ikka teed nagu vägevalt värki. Sellega seonduvalt, et kui pikk uudiskirja on, siis Ameerikas oli ühel tegelasel 236 erinevat artiklit sinna uudiskirja sisse lisatud, et see oli selline uudiskiri, mida ta igakuiselt välja saatis. Igakuiselt nii pika peal? Jah, et ta võttis mingisuguse valdkonna enda uudiskirjad kõik lihtsalt kokku ja siis pani sinna ühte uudiskirja lingi. Ehk siis kasutus praktiliselt sellise nii-öelda suunava uudiskirjana, et mine vaata seda artiklit ka ja toda artiklit, et see pikkus nagu oleneb väga palju sinu jälgijaskonnast ka, mis eesmärk on. Aga kui mõelda sellele, et see LinkedIni uudiskiri pigem aitab seda üleüldist uudiskirja või sinu nagu nii-öelda native uudiskirja kasutada või kasvatada, siis meie näiteks kasutame seda pigem sellel eesmärgil, et seda esialgset teadlikkust kasvatada, tõsta ja selle kaudu siis sinna funnelisse sisse tõmmata inimesi, et mis ta nagu nii-öelda ülesehituse poole pealt olla võiks, ta võib olla ka tavaline 2-3 tabavat lauset ja siis sinna juurde panna näiteks mingisugune töömeem, mis inimesi kõnetab, sinu sihtrühma kõnetab ja sellest võib täiesti piisata selleks uudiskirjaks. Samas meie näiteks teeme ka nii, et meil on, me saadame igakuiselt välja Maliberi alt siis selliseid digiturundusuudiseid, mis siis eelmist kuud siis arvesse võtavad, et mis eelmisel kuul toimus digiturunduses, siis ongi sealt 15 erinevat punkti, paneme sinna eraldi visuaalid juurde, et inimestele nagu paremini selgitada, mis näiteks Instagrami platvormi muutus ja mis Snapchatis ja nii edasi. Ja siis see toimib meile nagu sellise sisseviskava materjalina, et pigem tuleb seal arvestada, mis see nišš on, mis see teema on, mida sa räägid ja siis vastavalt sellele. Okei. Kui palju seal on võimalik, kui päris aus olla, siis mina olen sinna kogu aeg pannud nagu staatilisi pilte, aga kas seal GIF ka töötab? Jah, GIF töötab ka. Okei, ja enne me ka just rääkisime, et sinna tegelikult saab vist embedded code'iga ka videot sisse panna. Just. Videote lisamiseks on jah see embed code'i saad lisada, aga saab ka tavalise lingiga. Ehk siis ei ole... ja siis ta võtab sellest lingist preview, jah? Just. Ehk siis YouTube'i lingid, Vimeo lingid, kõik saab sinna üles panna. Embed code'iga siis saab sinna näiteks, kui sul on podcasti kuulma saada inimesi, siis paned sinna embed code'iga lihtsalt selle podcasti. Ja teisi selliseid võimalusi on veel. Lisaks saab panna ka slideshare'i sinna või siis näiteks, kui sul on, ma ei tea, Canvas on sul slaidid, siis sa tahad neid jagada, võid ka selle julged sinna üles panna ja siis eraldi see nii-öelda preview ja inimesed saavad klikida sellele. Päris huvitav. Minu järgmine uudiski saab olla nii kombo kõikidest asjadest. Kõik asjad, mida Taavi praegu rääkinud, toopin kõik ühte uudiskirja. Karusselli, presentatsiooni, video, GIF-i, whatever.
ja 236 erinevat teemat. Jaa, ja selle teen ka 236, ma arvan, et pärast seda, kas sellest nagu kirjastab lahkuda ka või? Kusjuures see on hea küsimus, sest et mina isiklikult ei ole näinud, et oleks mingeid suuri lahkumisi uudiskirjast, et muidu me jõuame selle statistika teemani ka kindlasti, et puudutate seda teemat, siis statistikat sealt ei näe, palju inimesi sul liitunud on näiteks viimase nädala jooksul või palju lahkunud, aga see muutus või jälgijate ärakadumine uudiskirjast, see praktiliselt on olematu. Et kui inimene liitub sellega, siis täna ta veel ikkagi püsib sul seal uudiskirjast. Ehk siis seal ei ole nagu kuskil all suurt nagu nuppu, et lahku uudiskirjast. Kusjuures ma ei ole ausalt isegi postkastis nagu vaadanud, et kas seal on unsubscribe. Seal on see unsubscribe on olemas ja see on seal LinkedIni lehel, platvormil siis on ka täiesti olemas. Aga lihtsalt point on selles, et keegi ei ole harjunud sellega veel, et ta tahaks nüüd lahkuda sellest või ta ei ole piisavalt paljudes uudiskirjades liitunud, et tal tekiks tahtmine mingist uudiskirjast ära minna, et see uudisvoog või see nii-öelda sisumaht ei ole täna veel nii suur, et inimesed seda teeksid. Kui tihti sa saad uudiskirja välja? Mis on niisugune hea tihe sagedus? Kas sellega ei ole nii nagu see nali, et hommikul saatsin uudiskirja välja, teenisin 1000 euri, saan 10 tükki päevast teenin 10 000 euri. Kahjuks nii ei ole jah, et LinkedIn ise annab ju valikuvõimaluse ka, et kui sa lood endale uudiskirja, siis ta annab võimaluse, et kas see on daily, weekly või siis monthly uudiskiri. Ja selle järgi siis ta annab ka teavituse listiga liitujatele, mida nad eeldada saavad siin uudiskirjast, et kas see tuleb igapäevaselt, nädalaselt või kuiselt. Mina olen pannud kuise, viimasest uudiskirjast on mul endal muidugi pikem aeg möödas, aga mu Liverialt me teeme ikkagi iga kuiselt, et see järjepidavus seal sees oleks. Ma pean ka ausalt tunnistama, et mul on ka üks kuu vahele järgmise nädala alguses kõik, kes te jälgite, saate edu. Aga mis siis saate, ma panen kirja, ma teen iga kuiselt, aga ma tegelikult iga nädal selle välja. Kas ma trahvi ka selle eest? Trahvi otseselt ma ei tea, et saaks ja ei ole tähele pannud niimoodi. Sest esialgu ma tegelikult ise kasutasin ka seda rohkem, et testida ja proovida. Ta oli küll monthly see newsletter, aga lõpuks ikkagi iga 2 nädala tagant nagu saatsin, et sealt nagu mingit karistust sellega ei tulnud. See võiks olla nii, et siis tuleb karistus, kui sa igakuiselt ei saada või kui iga nädal seda ei saada. Ütled, et ma ju lubasin, et saadan, et tegelikult ei saada. Just, et siis on nagu motivatsioon olemas, et muidu kipub ära konduma. Okei. Aga küsime siis nüüd selle küsimuse, mille juurde sa tulid tegelikult sama statistika. Et kui me räägime klassikalisest meiliturundusest, uudiskirjadest, siis mida sa alati vaatad? Kui palju avasid, kui palju klikkisid mu linke, milliseid linke klikkisid, kui palju lahkusid, kui palju vajutasid report spamme, eks ju. Et kuidas LinkedIni uudiskirjaga on seal üldse võimalus selliseid asju vaadata? Seal on võimalik statistikat vaadata, aga mitte nii suures ulatuses, nagu sina praegu välja teid. Et nii detailidesse minna ei saa. Praktiliselt, mis sa vaadata saad, on see, et kui paljud inimesteni siis uudiskiri jõudnud on LinkedIni uudisvoos. Eks reach nagu jah? Just. See on impressions. Impressions, jah. Siis teine osa on see, et palju inimesi artiklit vaadanud on. Ehk siis palju reaalselt inimesed sellele artiklile klikkinud on. Aga sa ei saa vaadata, kui paljud neist tulid nüüd meili kaudu ja paljud neist klikkisid uudisvoost sinna sellele artiklile. Et seda nagu infot täna ei ole. Ja siis on võimalik näha sul neid üleüldisi reaktsioone ja neid asju nagu ikka. Aga lihtsalt see point on see, et inimesed saavad seal nagu jagada seda, et see on nagu lihtsamaks tehtud, et see annab nagu seda lisareach'i juurde, kui see uudiskiri on sinna jagatav või see sisu on väärtuslik. Aga see on nagu sihukest nagu ülipeent asjades, aga kui nad tegelikult lansseerisid selle alles siin mingisugune aeg tagasi, siis võib-olla mingi hetk kuigi tegelikult need postituste statistika neil ka mingi eriti ägevust ei ole, sa näed, mis sa sealt valikust endale saad võtta, saad vaadata maad, saad vaadata positsiooni, ehk siis mis ametiala inimene siit vaatas, saad vaadata üleüldist valdkonda ja saad ettevõtteid, eks ju. Aga selles mõttes, et sihukest nagu hästi spetsiifilist statistikat nagu saab või võib-olla see ei ole nende puhul ka nagu eesmärk selles mõttes, et selle platvormi nagu suunitlus on natukene teine, et sa ei peagi tegelikult kõikidest asjadest mingi tohutu peent asja nagu kätte saama. Just.
nüüd tegelikult LinkedIn, mäleta, kas see oli nüüd selle aasta alguses või eelmise aasta lõpus, ostis ühe analüütika nii-öelda ettevõtte ära, kelle nii-öelda tehnoloogiat nad siis täna kasutavad selle post-reach'i ja selle poole pealt ära. Et võib juhtuda, et läheb see analüütika oluliselt paremaks, aga who knows, minul selle kohta täna info. Mina tean seda näiteks, et kui seda oma postituste statistikast ja nagu natukene rohkem teada selles mõttes ja mingid summeeritud asju, siis oli see Shield äpp, eks ju. Aga kas on veel mingisugust sellist analüütika vidinat, mida sa saaksid LinkedIniga nagu ühendada? Ma täna kasutangi praktiliselt seda Shieldi, et ta võtab üldjuhul kõik selle statistika kokku, mis sul profiili all on. Välja arvatud siis selle newsletteri info, et seal sa näed ainult seda nii-öelda üleüldist ulatust, ehk siis sa neid täpsemaid statistilisi andmeid seal ei näe. Aga Shield äpp, jah, seda ma kasutan. Oleneb muidugi, kui palju sa tahad seda informatsiooni sealt kätte saada, et võib-olla sul piisab sellest tavalisest LinkedIni analüütika tööriistast ka. Kui sa tahad rohkem näha, siis pigem Shield, jah. See on eraldi nende formaatide kaupa sa saad ka vaadata, et kui sa igapäevaselt näiteks postitad või uudiskirju välja saadad, et siis sa näed täpselt ära, et mis formaadi kaupa sul seal seda reach'i tulnud on, et mis kõige paremini nagu toimib. Et jah, Shield äppi soovitan selle poole pealt kasutada. Sul pidi olema hullu naljakaid küsimusi, ma olen kirja pannud. Liivika esitab naljakaid küsimusi. Liivika, jah, okei. Mis keeles seda teha ja kas seal nagu, kui ma teen näiteks mingisuguse eesti või teen ta vene keeles, kõigepealt automaatselt ära ka seal inglise keelde või? Ta automaatselt seda ära ei tõlgi, aga sa saad, mina soovitan nii teha, et kui sul on sihtturg Eestis, siis pigem eesti keeles. Kui sa tahad välismaale minna, siis tee nii-öelda inglise keeles või mõnes muus keeles. See hea näide ongi näiteks Olev, kes teeb seda fotograafia newsletterit, kuna tema sihtturg on Eestis, siis ta teeb ainult eesti keeles. Meie puhul täna samamoodi, et me oleme pigem suunitletud Eesti turule, siis me teeme eesti keeles seda. Et seal täna ei ole nagu vahet enam, kas sa kirjutad eesti või inglise keeles, et lõpuks, kui su sihtturg on Eestis, siis eestlasel püüad sa ikkagi selle eesti keelega nagu paremini, et see mõte jõuab kiiremini kohale. Aga kui mul ongi nüüd rahvusvaheline sihtgrupp, kas ma saan kuidagi segmenteerida ka, et teil eestikeelse uudiskirja Eesti klientuurile, venekeelse vene klientuurile või sihukest võimalust veel ei ole? Sellist võimalust minu teada ei ole. Siis on alguses see, kui sa kirjutad lihtsalt, et hei, Narro, nüüd ma kirjutan teile eesti keeles ja siis võib-olla nagu klikivad rohkem eesti lugejad. Aga kas seal ankrutada saab, et ma teen niimoodi, ma teen eestikeelse bloki ja ingliskeelse bloki ja siis üleval on mingi nupp, mis on ankuriga alla viib, siis kui ma tahan ingliskeelset lugeda? Ei, nii ei saa, jah. Sellest võimalust ei ole. Ma ei ole ka tähele pannud, tegelikult ma tahtsin küsida, et niisugust varianti, et sa teed nagu mingi menüü ja siis saaksid nagu menüü, aga seal vist ei ole. Seal ei saa seda niimoodi teha. Et see on jah selline, seda piiratust on seal nagu palju selle platvormi või selle nii-öelda newsletteri puhul, aga samas see on kohati hea, sest et siis ei hakka midagi katki minema sul, kui sa selle uudiskirja välja saadad. Et kui mõelda sellele, et kes seda täna ikkagi kasutavad, siis see on puhtalt selliste persoonibrändide jaoks, kes tahavad endale sellist jälgijaskonda tekitada ja oma sellist narratiivi edasi anda. Et siis nende jaoks esimese sellise uudiskirjana välja saata nagu kõige lihtsam viis, kuidas seda nagu teha. See ei ole nagu erilist barjääri, et seda välja saata. Kas sa tead mõnda ettevõtet, kes teeb näiteks mitte just persoonibrändi, aga teeb ettevõtte sihukest nagu tööandja kuvandit läbi seda uudiskirja? Läbi uudiskirja mul ei ole niimoodi nagu silma jäänud. Et kindlasti on, kes paneb selle juurde klassikaliselt, et muidu on artikkel, siis lõppu läheb, et kui sa tööle läksid, siis tule meile tööle, eks ole. Et neid kindlasti on, aga kes väga konkreetselt sellele teemale keskenduksid, mul ei ole nagu silma jäänud küll. Aha, okei. Ja kui mõelda üleüldse LinkedIni suunitlust, siis ta on ikkagi nii põhiliselt ju B2B, ehk siis ettevõttele. Aga kas sa ei ole ka märganud nagu seda, et seal tehakse näiteks B2C asja, sellepärast et kui me võtame teistpidi, siis ju räägitakse seda, et kuule come on, Instagramis nagu B2B-d ei tehta või TikTokis nagu B2B-d ei tehta, aga tegelikult kui sa vaatad mingisuguseid nagu ägedaid case study'sid, siis tehakse nii Instas kui ka TikTokis nagu B2B asju. Et aga kas LinkedInis ka B2C asju tehakse? Tehakse, aga sellele ei ole nagu nii palju rõhku täna veel pööratud. Et ma tean näiteks reklaamidega tuleb väga palju näiteks automüügiga seonduvaid kuulutusi ette, et ala osta minu Peugeot'id
see Peugeot esindus siis vist Eestis, mis siin on. Volkswagen teeb näiteks, et selliseid B2C tegevusi on seal, aga täna ikkagi veel vähe, et see on nagu selline piiride kompamine, et Instagramis, Facebookis ka B2B poole pealt alguses prooviti ja siis kui hakkas toimima, siis täna me teame, et see asi nagu toimis, et B2C-s ma ei tea küll sellist konkreetset brändi või ei ole täna nagu silmanud seda brändi Eesti mõistes siis, kes nagu hästi teeks. Kui mõelda välismaale, siis Red Bull, nemad kasutavad seda väga efektiivselt isegi LinkedInis ära. Okay. Et kui see adrenaliinirohke sisuformaat sulle korraks sinna ette tuleb töö ajal, kui sa scrollid ja sa oled siuke adrenaliini junkie, siis sa ikkagi vaatad selle asja läbi ja sa näed seda, et seal tuleb võib-olla see õige hetk nagu ära tabada, et kuidas sinu bränd sobitub sinna LinkedIn. Eks seal on teine asi, mis on ju, võtame kõik põhimõttel sotsiaalmeediat, on hästi moevärk, on suunamudijad, kes mudivad kogu aeg midagi, ma ei tea, mida, plastiliini võib-olla näiteks. Et seal on ju nii, et kui sa võtad seda sama persoonibrändi asja LinkedInis, siis see on tegelikult ju veel võimsam kui kuskil Instas või selles, ma ei tea. Mul on, kui ma ei eksi, siis mul on vist Richard Bransoni uudiskiri käib. Tal on mingi Ask Richard Branson, mingi selline asi. Ja kujuta ette, ma ei ole vaadanud muidugi paljudel neid jälgi, et seal on ilmselt mingisugune N miljon on ju, ja kui siis Richard ütleks, et jõu tegelikult mingi konversia toss on nagu ilgelt äge, ma kujutan, et seal toimiks see suunamudimise asi võib-olla nagu isegi veel vingemalt või mida iganes keegi nagu hullult kõva selle ala nagu spetsialist ütleb midagi mingi teenuse või toote kohta, siis ilmselt LinkedInis see influencerite loogika või see, kuidas see nagu toimiks, ma arvan, et see on võib-olla veel võimsam kui näiteks Instagramis. Absoluutselt, seal neid võimalusi on nagu palju, seal tähtis on ikkagi see, et sul oleks jälgijaskond olemas, kes on nagu mingi teemaga seostab. Gary Vee oli ju tegelikult see, et ta tegi oma selle Jaanu brändi on. Enamus olid ikkagi inimesed, kes olid B2B nii-öelda sektorist, tal seal jälgijad. Ja siis, kui ta selle oma tootega välja tuli ja Jalanõuga välja tuli, siis tegelikult see sama B2B inimesed ostsid tema Jalanõud. See ongi nüüd see koht, et kuidas seda asja nagu üles ehitada. Et võimalusi tegelikult on ja LinkedInis ma arvan ka on neid võimalusi päris palju, mida ilmselt paari aasta jooksul hakatakse rohkem ära kasutama. Kui ma olengi nüüd persoon, kas mul on mingi piirang ka, et kui palju peab olema jälgijad enne, kui ma saan uudiskirja tegema hakata? Jälgijate osas ei ole sul piiranguid, sul on vaja lihtsalt see creator mode sisse lülitada. Et see oli siis sealt profiili alt annab võimaluse creator mode sisse lülitada ja kui sa selle ära sisse lülitad, siis lähed lihtsalt tavalist artiklit kirjutama. Seal tavalise artikli üleval paremas ääres on siis minu meelest on start a newsletter, oli selline nupuke ja vajutad sellele, siis ta annab sulle selle võimaluse, et seadist oma uudiskiri. Lisad sinna siis sellise ruudukujulise foto, mis sa tahad, et siis iseloomustaks sinu uudiskirja, pealkiri, tutvustus, mis sa seal täpselt räägid ja siis valid muidugi sellega ära, et mis see interval on, mille alusel sa saatma hakkad ja siis praktiliselt send ja siis saab välja saata. Mis nagu äge on see, et sa saad tegelikult seda uudiskirjaga jagada siis teistesse platvormidesse, et näiteks kohe, kui sa selle uudiskirja ära postitad, sa oled ilmselt ise ka seda tähele pannud ja võib-olla kasutanud seda funktsiooni. Ta pakub gruppidesse, ma tean, aga... Grupid siis on Twitteris, Facebooki igale poole, et annab nagu sulle lisavõimalusi ka, et... Seda on proovinud, järgmine pool. Jagan igale poole, vaatame kui... Kui sa jagad, siis ta suunab siis sinna LinkedIni lehele, mitte ta ei ava sulle kohe seal mingi Twitteris mingi megapikk uudiskirja või? Ei, ta suunab ikka LinkedIni lehele ja siis sealt võtab selle uudiskirja lahti. Ühesõnaga risustan kõiki kanaleid, kus ma olen proovinud. Aga üks väike probleem sellega on see, et kui sa seda uudiskirja kohe Facebooki jagad, siis ta ei võta seda thumbnaili kohe kaasa endaga. Ehk siis see paar tundi pead ootama, kuni sul postitus on üleval olnud LinkedIni, et siis Facebookis see thumbnail nagu juurde tuleb. Et siis ma olen tavaliselt oodanud sellega, et see on selline väike paag, mis neil seal sees on. Kui see on mõeldud feature'ina, et ära mine kohe Facebooki. Ole parem meie nagu platvormi, mis sa sinna Facebooki ikka seda postitab. Just. Et jah, see on selline kerge viga, mis selle asja juures on. Okei. Küsiks kaamera tagant ka, et kas keegi on midagi küsinud ka? Ja on küll.
Mark küsis, et kui ma pole LinkedInis üldse mitte midagi teinud, siis kas uudiskiri on hea esimene samm? Ei ole. Ei, kui räigelt panin. Lihtne vastus, et see jälgijaskonna olemasolu mängib rolli, et kui sul ongi näiteks 15 inimest, kes sind jälgivad, siis sul ei ole, LinkedIn newsletteri point ongi see, et sa saad kohe oma jälgijatele seda newsletterit jagada. Ehk siis kui sul on 1000 inimest newsletteris, on kontaktivõrgustikus sul olemas, siis need 1000 inimest saavad kohe sinu käest notificationi ka, et liitu minu uudiskirjaga. Aga kui sul on 15 inimest seal ainult, siis sa jõudki ainult seal 15 inimeseni ja sealt nagu kasvatada seda huvi newsletteri vastu on oluliselt keerulisem. Ehk esmalt tuleks see profiil korda teha, kaanefotod, kõik tagline'id, asjad sinna üles panna ja siis oma kontaktivõrgustikku üles ehitama hakata. Ja selle kaudu siis on oluliselt lihtsam seda newsletteri jälgijaid endale juurde saada. Sellega seoses mul tuli kohe üks mõte, kui sul oli vahepeal telefonis lahti, et ja ma ei viitsi ausalt öeldes, kui ma teen enda uudiskirja valmis, siis ma vaatan alati numbreid ja siis ma sinna alla nagu väga ei roni vaatama. Kas seal on vist see võimalus jaga seda uudiskirja ka? Jaa, ehk inimesed saavad siis jagada seda kas lingina või siis nüüd on LinkedInil paar nädalat tagasi muutus, et ei ole enam share button, vaid on repost, et siis saad repostida seda uudiskirja. Et see võimalus on olemas, jah. Mis aitaks siis tegelikult nagu veel laiendada, ütleme, kui inimestele meeldib ja nad seda nagu edasi jagaks just. Tavalise uudiskirjaga on see, et sa saadad võib-olla oma kolleegidele selle uudiskirja, mis ole lihtsalt nagu forwardid ja siis praktiliselt sellega asi nagu piirdub, aga LinkedInis on siis võimalik jõuda ka selle jälgija oma kontaktivõrgustikuni ka, et see on nagu selline lisadistributsioon, mis sealt võimalik saada. Okei. On veel küsimusi? Ei ole. Teil on veel võimalus paar küsimust kiirelt esitada, nii kaua kui Viivika veel naljakaid küsimusi. Naljakaid küsimusi. Nüüd paned ikka pinge peale mulle, ega mul hetkel ei tule isegi naljakaid küsimusi. Ma küsis mitte naljakad. Aga ütle mulle, või soovita mõnda head uudiskirja, mida jälgida? Hea uudiskiri, mida jälgida, jah. Taneli oma võib jälgida ja Olevi oma ka, et seal tema puhul on seal seda visuaalset materjali hästi ära kasutatud, mis ma arvan, et täna on nagu alakasutatud. Eriti just see, et ta on B2B, et B2B-s väga ei ole seda visuaalset materjali, et mis sa sinna paned. Aga võib-olla esimese sellise mõttena või sellise inspiratsiooni-nurgana on seda hea vaadata. Aga sa ütlesid, et sa jälgid nagu, kui sa oled subscribe'inud ennast 5 uudiskirja. Üks oli mina, üks oli Olav, see 3 veel järgi. Et kas sa, ütleme, oma nagu selle talalt ka, ma ei tea, mingi digiturunduse nagu top news või ma ei tea, future of digital marketing, mingid sellist uudiskirja, et ise kogu aeg nagu, või sa oled tegelikult hästi palju kogu aeg LinkedInis. Palju sa nagu päevas üldse LinkedInis aega viidad, ütle? Liiga palju. Kui palju? Mina arvan, et minul läheb ühes päevas, kuna see on hästi oluline kanal meie jaoks, ma arvan, et mingi 3 tundi kindlasti päeva jooksul. Mul isegi läheb rohkem, kui ma telefoni ja siis selle desktopi ajakasutuse nagu kokku liidan, siis läheb oluliselt rohkem. Isegi õhtusel ajal ma scrollin ja vaatan seal, et see on, ma arvan, 4-5 tunni juurde jääb see igapäevane kasutus tegelikult. Pluss siis see sisuloome, mis sinna nagu hiljem läheb veel juurde ka. Et aga uudiskirjade poole pealt, mida ma jälgin, otseselt valdkonnapõhiselt ma jälgi LinkedInis. Ma ikkagi, to be honest, kasutan ikkagi klassikalist uudiskirja, mida ma vaatan, jah. Et jah, selle poole pealt ma vaatan teisi selliseid uudiskirju. Aga üldiselt see temaatika jääbki võib-olla rohkem sellise äri- ja digiturunduse poole peale. Ja siis on selline üldine vaim nendest uudiskirjadest, mida siis see kuraator sinna kokku pannud on, et ma ei tea, 3-4 lausega tutvustab informatsioon, siis klikid sellele ja siis läheb nagu selle õige artikli või teema juurde. Kas meil on aeg läbi? On, aga püüan veel rääkida, siis võite. Mul üks küsimus tegelikult veel. Ja ma arvan, et ma olen seda tegelikult kuskil LinkedIni chatis sinu käest küsinud ka, aga kogu aeg räägitakse tohutult, nagu on Facebooki mingisugused algoritmid ja Instagrami algoritmid ja siis kindlasti on samamoodi ka LinkedIni kõik võimalikud algoritmid.
kuule, millal on kõige parem aeg postitada? Siis, kui sa ise tunned, aga kus see on see, et teisipäev, kolmapäev, neljaga hommikul kell 10? Ta oleneb jälgijaskonnast, see on see sama nali, et turundajad. Oleneb, just. Et tegelikult nii on, sest et see oleneb sellest jälgijaskonnast ja oleneb ka sellest päevast ka tegelikult mingil määral, et mis ma näinud olen enda kontaktivõrgustiku puhul, siis esmaspäeva hommikul panna midagi sinna uudisvoogu on täielik cancel, et sinna sellised ei levi. Sest et inimesed nagu postitavad aktiivselt sel hetkel, et mõtlevad, et inimesed tulevad tööle ja nüüd on töölainel ja siis vaatavad seda. Mis ma näinud olen, vahepeal katsetanud pühapäeva õhtul postitada, sest siis praktiliselt ükski äriinimene üldjoones ei postita ja siis kuna LinkedIn tahab ikkagi sinu aktiivsust üleval hoida, et sa klikiksid sellele rakendusele, siis ta saadab sulle notificationi, et näed, Taavi postitas, et mine vaata. Ja kuna nädalavahetus... Nüüd hakkavad muidugi kõik, kes kuulavad. Ma panen nüüd kinni. Panen kinni, kõik tegema seda. Nädalavahetusel jah, seda aktiivsust ei ole nii väga ja siis kui see üks notification sulle sinna tuleb, siis sa ikkagi üldiselt võtad selle lahti. Et see on selline väike nüanss, aga see on jälle see, et ta vahepeal toimib, vahepeal mitte, et seal tuleb lihtsalt katsetada. Mida mina olen tähele pannud on see, et vanasti ma postitasin mingi suvalisel ajal, nüüd ma katsun postitada kella 10 ajal. Sest siis ma näen seda, et ütleme, kui ta esimese sellise tunni aja jooksul jõuab kuskile mingi 200 plussini, siis tavaliselt ta läheb päris hästi. Lõuna ajal ma näen ikkagi seda, et ta läheb kuidagi natukene nagu alla ja tegelikult kuskil ütleme mingi 3-4 hakkab jälle nagu see impressionite ots nagu peale jooksma. Sest ma olen vahest on nagu see, et muud asja on ka hästi palju teha ja siis vaatad, ma olen nagu kella 10 aja nagu maha maganud, postitad 12 ajal ja siis hakkad vaatama. Teema võib olla tegelikult nagu jumala hea ja siis vaatad, et nagu mitte midagi ei tule, tund aega on möödas, sul on ikka mingi 12 nagu impressionit. Ja siis vaatad, et õhtul tuleb, aga kuidagi ikkagi see, et kui sul on see loogika paigas, et ma ei tea, postitan iga hommikul kell 10, siis kuidagi ta hoiab tegelikult nagu seda rohkem nagu ühese loogikaga, ehk siis ei ole nagu seda, et ühes kirjas on või ühes postituses on impression, et ma ei tea, mingisugune 500 ja järgmises on 2500. Jah, seal seda Shield appi kasutades tegelikult näeb väga hästi, kuidas see impressionite osakaal seal läheb nagu igapäevaselt, et kui sa postituse ära postitad, siis ma olen näinud seal 3-4 päeva jooksul isegi saab veel päris korraliku sellise boost'i algoritmi käest, siis pärast sükest 5. päeva ta nagu kaob ära, ehk siis seal tegelikult on mängus ka see, et kuidas inimesed LinkedIni kasutavad, et see ei ole igapäevane platvorm täna veel, mille vaadatakse, et ongi see, et sa lähed, vaatad LinkedIni ja siis 5 päeva pärast lähed uuesti, et siis nii-öelda parimad palad tulevad lõpuks esile, et need esimesed inimesed, kes päeva jooksul seal ära klikkisid, panid like'i juurde, siis see postitus toimib, inimestele meeldib see. Ja kui sa nüüd lähed 5 päeva tagasi või on mõni teine kasutaja, kes 5 päeva hiljem läheb LinkedIni, siis talle näidatakse ikkagi seda sisu, mis on siiamaani hästi nagu toiminud või inimestele peale, et seda uut sisu nagu kogu aeg peale ei suunata. Seal on ilmselt see ka, et kuidas sul enda settingutes on. Mul on tavaliselt on see top, eks ju. Ja siis kui sa paned nagu selle newest, eks siis tuleb absoluutselt nagu kõik kraamiga. Ilmselt by default on ta nii kogu aeg selle topiga. Et siis sa näedki nagu neid, mis on nagu kõige paremini nagu toiminud. Suke hea harjutus on see, et kui vahepeal LinkedIni lähed, siis vaatad seda postitust, siis üleval on see ajaline mõõde, et kas see on nüüd, ma ei tea, 2 tundi tagasi postitatud, 3 päeva, osad on isegi 3 nädalat tagasi, et tulevad sellise top performing postitusena üles, et seda tasub vaadata, kuidas uudisvoog nagu kuvab sinul neid postitusi ja siis selle alusel saad teha otsus, et et kui see nii toimib, et siis ma teen nagu sellised muudatused sisuloomisega postitamises ka. Ma küsin ikkagi ühe viimase küsimuse. Üks küsimus tuli veel. Tuli või? See võib olla lihtne, ma ei tea. Kas peaks soetama LinkedIn Premiumi? Oleneb eesmärgist, et mis see eesmärk on. LinkedIn Premiumi puhul tuleb arvestada seda, et kui sa müüki tahad teha nii-öelda kontakte ja nende kohta siis kontaktinformatsiooni saada, siis LinkedIn Premium on no-brainer, et siis tasub seda kasutada. Aga kui sa lihtsalt nagu tahad jälgijaid seal vaikselt saada ja nii-öelda enda sisu või mõtteid nagu esile tuua, siis otseselt ei ole seda LinkedIn Premiumit vaja. Aga seal on ju ka nii palju, sul on see Sales Navigator, eks ju, mis on nagu vist eriti nagu müügi orienteeritud. Ja siis on nagu veel mingi Recruiter on
asjad ja mingid muud ka, kõik on erinevad. et noh, ilmselt see sõltub jah täpselt sellest, et mis su nagu eesmärk sealt LinkedInist nagu välja võtta on. Ja nüüd läks mu nagu viimane küsimus meelest ära, mida ma küsisin. Ai, tuli meelde. Seesama teema, et reshare, kas nagu oma sisu või nagu edasi jagamine. Et kuidas sellega on? Kas seal on ka nagu see, et endama läheb paremini kui edasi jagatud sisu? Vähemalt mulle tundub enda kogemusest küll, et see edasi jagatud sisu on eriti kuskil lendu küll ei lähe. Jah, ma ütleks, et see oleneb sellest sisust, mida jagada. Et kui see sisu niisama ka toimib väga hästi ja seda jagada ja see sinu jälgijaskonnale ka nagu resoneerub, ta saab sellest aru, mis sa seal postitasid ja mis see mõte endale taga, siis tegelikult see repost toimib ka hästi, et me oleme näinud, et see asi nagu toimib, aga siis peabki väga hästi ja selgelt sinu jälgijaskond sellest samast mõttest nagu aru. Aga kui mõtled, et olen hulkaval, otsin välja mingid nihukesed postitused, mis on saanud seal, ma ei tea, 100 000 kommentaari ja 1 miljon laiki on ju. Ja siis nagu teen sellele nagu uuesti postitust ja kirjutan oma mingisuguse enda arust ilgäärda mõttetera sinna juurde ja siis veel midagi, et noh, nad ikkagi mind ka nagu vaataksid, et noh, kas see oleks nagu mingi hullult äge häkk, mis väga viigelt iga kord Richard Bransoni omasid jagan edasi või Gary Vee omasid, et noh, äkki see nagu annab mulle ka mingi boost'i. Ma arvan, mõte on hea, aga lõppkokkuvõttes LinkedIn nagu toob ära selle, et sa ainult reshare'id seda sisu, mida teised on pandud. Okay. Ikkagi ise peab ka seda unikaalset sisu sinna juurde looma. Et mis ma nüüd näinud olen, on see, et kui sa võtad pool aastat või aasta tagasi tehtud postitused, lisad sinna nagu väikest viisi nagu muudad seda postitust, siis lõppkokkuvõttes, kui sa uuesti postitad, siis see läheb ikkagi nagu viraalseks. Et kui sa oled näinud, et see ühe korra viraalseks läinud on, oota mõni aeg, pane uuesti ja see sama postitus läheb uuesti. Okei, aga kas sa siis teed nagu niimoodi, et sa teed nagu täiesti uue postituse, mitte ei tee sellele postitusele mingi edit? Jah, täiesti uue postitus, jah. Võtad lihtsalt selle sisu, võib-olla mugandad midagi natukene ja siis paned nagu uuesti. Okei, hea point. See on nagu selline hea viis, mis ma näen, et tihti proovitakse nagu jalgratast leiutada, aga kui sul juba midagi on, mis toimib, siis proovi seda nagu taaskasutada, et selle poole pealt, noh, kes LinkedIni sisu teeb, siis soovitan seda võtet kasutada. Okei. Rohkem küsimus pole? Ei. Meil on ka küsimus otsas. Suur tänu sulle, Taavi. Ilmselt oleks võinud siin rääkida veel paar tundi, aga